Järgmine ettekandja on mees, kellel on ka mitu ametit, Kalev Kaljuste. Tuleb, räägib meile ühest sellest samast asjast, millest meil oli juttu, ehk siis kuidas käivitada ja elus hoida ühte tööstusmuuseumi. Ja nimelt Tootsis. Kes on Tootsis käinud? Palun tõstke käsi. Üllatavad palju inimesi, väga tore. Need, kes on käinud, teavad, et sinna ei ole mitte lihtne pääseda, et sinna ei satu lihtsalt mööda sõites. Ja ometi on Kalevil koos oma siis samad meelt mõtlevad inimesed kõnestunud seal püsti hoida endises briketitehases siis muuseumi. Lisaks kõigele muule on Kalev olnud Tootsi vallavanem, Pärnu maavanem ja praegu tegeleb, nii palju kui mõjesti aru saan, siis hoopis Järvakandi ka muuseumiga. Klaasikeskusega, jah, aga ma võib-olla põgusalt lõpus puudutan seda ka, aga täna on Tootsi teema, ma saan aru, et siis... Jah, olgu, ole hea. Aga Hendriga ma puutusin ka kokku, ma arvan, üsna peale seda, kui see vabrik suleti. Ja ma olin tõesti sellel ajal väga noor vallavanem, 31-aastane. Ja minu juurde tuldi siis plaaniga lammutada kogu see kompleks. Kaasa arvatud siis ka Eesti esimene briketivabrik. Nad ei oleks pidanud isegi minu juurde tulema, sest kes siin on omavalitsustegelased teavad, et Tootsi oli kõige väiksem vald, et meil jooksis piir, see oli tööstuse tänav tööstus, eks ju, et nad oleks pidanud minema sellega Vändra valda, aga kuna see lõi Tootsi identiteedi, siis nad tulid ikkagi küsima luba lammutamiseks Tootsi valla käest. Ja eks ma siis sellel hetkel vastasingi, et niimoodi otsemini öelda üle minu laiba. Et ma ei saa seda lubada, sest see on loonud meile kogu loo, eks ju, sest Tootsi pärand ongi ju tööstus. Ja me oleme sealt välja arenenud ja ma pidin hakkama otsima lahendusi. Aga ma panin ka ühe YouTube'i video, mis siis on just sellest samast sulgemispäevast, ma ei tea, kas häält ka tuleb sealt, proovime korra. Ja ma loodan, et see töötab, keegi liigutas mul selle ära juba, aga see ongi nüüd see 24. mai, siin on mingi reklaam, aga ehk läheb eest ära. Paneme selle jah, et siin ei ole ka tasuline, eks, et siis ma loodan, et selle saab kohe skipida. Et üski võib ka minna. Aga siin te näete nüüd viimast hingetõmmet, me nimetame seda, et need on need viled, millega anti märku, me lasime aastavahetusel ka, aga see on 24.05, me seisame siin jalgpalliväljakul ja vaatame siis üks 30 inimesega, kui siis vabrik teeb oma viimase ohke. Et nii ta oli. Ja loomulikult oli väljas ka pikaaegne naisdirektor Kai Mäeleht, paljudel inimestel olid pisarad silmis ja noh, nii see elu on, et tuli hakata otsima lahendusi, et mis siis nagu edasi saab. Nii, kas nüüd saab kuidagi ära? Sa ise käisid ka, võib-olla võtta siis ära ka. Aga nüüd ma räägin, mis ma siis tegema hakkasin. Nii. Veidi ajaloost, et see muuseum ei ole rajatud nõukogude ajal. Ta on rajatud Eesti riigi ajal, Eesti riigi poolt, aktsiaselts Eesti turvatööstuse poolt. Ja ta tegelikult algselt siis kandis nime Pööravere briketivabrik. Ta oli palju väiksem, kui te seal pildil nägite, nõukogude ajal ehitati tiivad juurde ja pandi uus vabrik sisse veel, aga tänaseks päevaks me oleme säilitanud siis nii selle vabriku hoone kui ka selle Eesti aegse sisseseade. Ja me tahame siis seda edaspidi ka hoida. Ja sünnikuupäevaks peetakse siis 26.02.1939 ja ta siis suleti, nagu ma rääkisin juba varasemalt, 24. mai.
Lammutamisteemast ma rääkisin ka, aga see andis mulle, õnneks nad usaldasid mind, andis mulle ka kohustuse tegelikult leida siis sinna nendele kinnistutele eriomanikke. Me tegime seal ettevõtluspäevi, ettevõte ise jagas oma tükid kinnistuteks. Ainuke, kellele me nii-öelda omanikku ei leidnud, oli vabrikuhoone. Ja siis me tegelikult otsustasime, et me loome sinna koos Turvaliiduga, see on Turvaettevõtjate Liit, eks ju, muuseumi. Et olid mitmed kohtumised, arutasime läbi, aga nemad loomulikult mingit vastutust ei tahtnud võtta, et mulle siis ka anti juba septembris, et kui mais pandi kinni vabriku võtmed, võta siis see vabrik ja valva. Ja ütleme, ja samal siis aastal 2012 me asutame Turvamuuseumi, aga mitte nüüd enam Turvaliiduga, vaid selle asutavad siis 3 eraisikut. Üks olen mina, üks on Lev Suni, kes on Tootsi inimene algusest peale sünnist saati. Ta on andnud välja ka 2 Tootsi raamatut, ma arvan, et ta kirjutab juba 3. Ja siis on Priit Erm, kes oli viimane siis tehase direktor. Kuna vabriku me saime ju nii-öelda töökorras, eks ju, ütleme siis tegelikult anti ka meil võimalus kaaluda nagu edasi, töötada ja briketti toota, me käisime isegi kohtumas erinevate ettevõtjatega, aga ainuke viga, mis siis juhtus ja mis tuli rehkendada sisse, mida varasemalt nad ei pidanud tegema, oli ju see, et meil ei olnud ühtegi oma raba. Et kui me selle tooraine maksumuse panime ka sisse, siis nagu jäi sellest rahast väheks, millega me oleks saanud maha müüa, et oleks kiire pankrot terendanud. Aga me siis, kuna raudtee ja vedurid ja kõik see veermik anti meil üle, me kohe hakkasime toimetama vedurisõitudega rabasse. Ja see, midagi aktiivset või atraktiivset teha, eks, et see tõmbas inimesi küll. Et eri üritustel, eri tellimustel, eri maakonna vallakülastajad käisid meil seal sõitmas, aga vabrikusse tegime lihtsalt siis, näitasime seda vabrikuhoonet, aga väga palju ei lasknud. Siis me käivitasime ka ekskursioonid ja meie olime ka selles Interregi projektis ja selle projekti selline kasu oligi meile see, et me lõime sinna omale siis need turismiteed. Et kuidas me siis oma vabrikut tutvustame ja tegime need teekonnad ka turvaliseks, sest iseenesest tööstuses olla on ju ohtlik, ütleme niimoodi, et keegi seal viga ei saaks. Ja siis me hakkasime valmistama ka muuseumi tuba. Selle me oleme nüüd andnud kõik selle ploki tegelikult erirentnike kätte, aga me teeme nüüd selle muuseumi toa sinna vabrikusse sisse. Ja erinevad üritused, mis iganes, vallapäevast kuni enda välja mõeldud üritusteni. Ja rahastamistaotlused. Siin nimetati küll neid erinevaid organisatsioone, aga üks selline just juure tasandil toimetav koostöö kogu jäeti nimetamata või nimetaja jäeti nimetamata, need on liiderorganisatsioonid. Tegelikult need tegelevad ka sellistes areaarides, need on vist 27 tükki Eestis kokku, kes aitavad ka turundada ja kus on võimalik ka taodelda rahastust, ütleme, nendele projektidele ja olen ka mina sealt rahastusi taotlenud. Nüüd ma olen ka tagasi, ma olin vahepeal tõesti ära, olin maavanem, elasin isegi Pärnus mingi aeg, aga nüüd ma elan jälle Tootsis ja sellel eelmisel aastal ma olen siis eriti aktiivne, et kuna ma seda suurt kompleksi ei jõua ise üleval pidada ja nagu ma ütlesin, et tegelikult oli seal sees 2 vabrikut. Et selle Eesti aegsime hoiame alles, selle Nõukogude aegsime võtsime välja, et me oleme otsinud täna uusi rentnikke. Et meil on täna neid 4 tükki tulnud, 4 tahaks veel ja millega nad siis meid nagu aitavad, on ju see, et raha ja palka me tõesti sealt väga keegi ei saa, aga saame need majanduskulud nagu kaetud, ütleme niimoodi, et meil ei ole nagu probleeme, et selles võtmes peaksime kogu võlgu olema või see hakkama või laguneb, et see aasta oleme ka väga palju investeerinud katustesse, eri fassaadidesse, tegemistesse, aga jah, ütleme, et see on nüüd üks asi, mis meid aitab. Ja nüüd ma tahan veel otsida juurde tegelikult 4 rentnikes ruumid, neile me juba valmistame vaikselt ette ja üks huviline on jälle olemas. Kooli Haabias ma teen selle pärast, et uusi tegevusi, et me hakkasime, ma olen 1 aastaga õpetaja, tegema ka siis
Haabiat ja me tegime loomulikult katusel, sest vabrik oli ju võtta. Aga tegelikult mul on väga hea koostöö ka Aivar Ruukeriga, ta on teinud oma haabiakoja Tori valda, eks ju, aga tal ei mahu need haabiad sinna ära, eks, et me tegelikult tahame need haabiad ka sinna Hoiule tuua, et see on ka selline pärandi hoidmine jälle meie ruumides, mis nagu atraktiivsemaks seda muutab ja haabiamehed seal käivad ka väga tihti külas. Käsitresiinid soetasime, tegime Pärnumaa kõrgema liputorni, kus tõesti lipp lehvib, kus on valgustatud, Kaitseliiduga koostöö, tuulepargi ehitus ja tee Enefit. Miks ma seda mainin, sest ma tean, et tuulepargil on kahte moodi suhtumist, ütleme, et aga meie oleme olnud tööstusasula, see sama maardla oli sealt inimese poolt ikkagi juba nii-öelda muudetud. Ja täna laiub seal ikkagi siis Eesti ja Baltikumi suurim tuulepark. Aga mida ta annab täna tootsikatele on see, et mida me küsisime kogukonnana ka, et sealt läheb nüüd tee läbi ka Tallinna poole ja turism on hakanud tulema ka sealt poolt sisse. Ja Enefitiga siis suhtleme ka, aga nendega väga palju selles osas pole koostööd olnud peale selle, et meil selle suur plakat on selle üleval, pärast näete. Nii, mis me tahame teha? Seal on 300 akent kokku, et kui keegi ette kujutab, ütleme, et üks aken maksab kuskil 400 €, võite läbi korrutada, et palju see akent, vahetus ka veel juurde kuskil 550 €, palju see kõik maksma läheb. Aga nüüd me tahame 40 akent ära vahetada, et see on ise juba mingi 40 000. Aga vaatetorni rekonstrueerime ka, et meil on tegelikult täna ka koostöö Pärnumaa Kutsehariduskeskusega, minu hea pinginaaber, ütles, et nad seal Kutsehariduskeskusest on õppejõud seal, ehitavad asja, lükkavad ümber, aga ma ütlesin, mul on terve vabrik, mis on vaja korda teha. Et eks nad siis käivad seda praktikat seal teostamas, praegult on külm, pole kütet, aga kevadel on nad tagasi ja teeme jälle 11 korda ja paneme selle kellatorni tööle. Ja vaatetornil me oleme täna siis, või kellatornil või veetornil, kes kuidas teab seda nimetada, vahetanud ära ka aknad. Teeme erinevad talgusid, üksi ei jõua, eks, et kogukonda kaasame ja kas me siis värmime vaguneid, korrastame territooriumi. Tegelikult see aasta tegime ka esimese vabrikulaada, et kus käis, ma arvan, 300-400 inimest, et loome nagu mingit muud atraktiivsust sinna sisse. Ja enne ma juba mainisin ka, et muuseumiruumid siis ehitame nüüd vabrikusse 2 aasta jooksul. Ja Sooma turism on jah, meil üks siuke katus, aga Sooma jääb meist linnulennult siis kuskil 12 kilomeetrit, aga nüüd on. Aga seal me oleme ka siis osalised. Selline see vabrik täna on, see on 2025, et iga jõuludaeg siis ka, ma saan siit vist hiirega panna, et kus see hiir on? Ei ole hiir, okei. Et te näete ise ka see esimene pilt, eks. Et 2025 siis on seal üleval, nüüd on 26 ja selline ta välja näeb, ütleme nüüd väliselt. Ja mis ta nüüd siis on, eks, et täna ei ole ühtegi briketivabrikut Eestis säilinud. Kõik on lammutatud, metall realiseeritud, kivi pulbriks, eks ju, ja läinud, eks. Aga ma ütlen, et meie tahame selle säilitada, parandada. Siin on nüüd üks korstnalugu, see aasta tegime siis korda, näete, et oli lagunenud, eks ju. Tuli üks tubli mees, ladus kõik ülesse. Siin on koolipoisid, siis värvisid mul ühe veduri ära, eks, et ütleme niimoodi, ja ütleme, siin on talgud, ütleme siin kõige äärmine pilt, kus siis kogukond on kohal ja toimetab ka. Unustatud mõisade raames osalesime projektis, mõis on meist küll eemal, eks, aga müüsime vabrikut. Et ütleme niimoodi, et selles mõttes kuskil 500 inimest käis läbi. Ma ei olnud kunagi selles osalenud, päris põnev oli, mõned tulid bussidega, tegelikult tilkus väga palju, halb sõna tilkus, aga tulid ükshaaval või niimoodi 2 või 3, et pidi kogu aeg valvel olema. Aga te kujutate läbi ette, et me käime siin nagu siis, teed tuuri ära, et me käime katusel ka, eks, et see tuur võtab ise aega kuskil 45 minutit, et eks ma siis jõudsin käia mingi päeva jooksul seal, ei tea, 10 korda, eks, et päris mahukas. Siin on ka, see on kilbiruum või juhtimisruum, see on ka nii autentne, nagu ta on. Ja sinna tegelikult me tahamegi tuua sellesse plokki kokku ka kogu muuseumiruumid, sest meil täna olid tegelikult naiste ja meeste pesuruumides, kuna ka ajutiselt tegime. Sest muidu need asjad, oleks ettevõtja poolt lihtsalt ära visatud, me pidime need kuhugi panema. Ja me kohe eksponeerisime, panime nii, et saab näidata ka. Muuseumiöö,
2025 1200 külalist. Nagu Niguli juures, ütleme niimoodi, et keegi ei uskunud seda. Tootsi ütles, mis lahti on, kõik tänavad olid täis pargitud. Tootsi ei ole suur, Tootsis elab täna kuskil 700 inimest, rekordajal on elanud 1400. Juhuslikud turistid, see noormees on sakslane siin, eks minu kõrval, tuli siis, tema plaan oli sõita Tallinnast jalgrattaga Müncheni. Et pani siis oma telgi, kasutas seda uut teed, tema ei teadnud, kus see tee viib, eks. Aga väsis siis Tootsis ära, pani selle telgi sinna keskplatsi ülesse ja ütleme, ma ütlesin, et võib-olla pole kõige turvalisem, et seal laululavaga kõrval ja kõik juba vaatasid nagu kohalikud, et mis jama on, Kalev, et mine räägi taga, et ei oska ka. Siis ma ütlesin, et tule siis meie territooriumile, et pane telk siia, saad vetsus ka käia ja pesema. Aga neid satub täna väga palju, poolakaid ka, poolakad, sakslased, poolakad eriti millegi pärast käivad. Aga kokkuvõte, ma usun, et me oleme selle täitnud, et see, mida ma kunagi lubasin ka, et vallavanemana, et me säilitame siis Eesti esimese briketivabriku, nüüd ta on ka ainus, eks ju. Aga nüüd tuleb selle arendusatraktiivsus poolega nagu edasi tegeleda, et meil on tegelikult kava poolt ja EKA poolt tehtud ka ideekavand, et eks me mööda seda siis nagu liigume rentnike juurde, üksi ei majanda seda lossi ära. Et me teame, mida meil on vaja, kus on see muuseumiplokk, eks ju, ja ülejäänud ruumid ikkagi katta ära eri rentnikega. Et valmistame nii palju ruumid ette, et nad tuleksid sinna toimetama, et ühega oleme juba kokkulepetele saavutamas. Aga majal on tuled sees täna ja vähe veel, aga et siis maja oleks selle töös ja meie osa ka siis olemas. Väliala korrastus, ringraudtee, ehitus ümber vabriku. Tuuleparki ma põgusalt puudutasin, aga tuulepark tegelikult lõpetas ära ka selle, et me rongiga Ravasse sõidame. Et selle raudtee me võtsime üles, relsid ja liiprid on meie juures ja me tahame tegelikult teha nüüd ümber vabriku ringi. Et seal võib mitu ringi ka teha, et kus siis dresiinide või väiksemate veduritega saab sõita. Et see on nüüd üks projekt, mille me kindlasti ette võtame. Ja eks meie eesmärk ongi rääkida siis oma vabrikust, tööstuspärandist, Tootsi lugu, et inimesed seda kunagi ei unustaks, et selline koht on olemas. Ameerika siis rabas, eks ju, ütles kunagine majandusminister, et julge tööstuslik revolutsioon või ehitis, mis sinna tehti, tavaliselt ei julgetud selliseid asju teha. Ja meil on ka kokku külastanud, ma arvan, et circa 15 000 inimest. Me ei ole väga kutsunud, me pigem oleme lahti ju kokkuleppel, aga jah, ütleme nüüd viimane aasta käis võib-olla kuskil 3000 inimest erinevate nende projektide näol ka, sest muuseumi ööl oli tõesti kohal 1200 inimest. Ja see on pilt katuselt, ütleme, et eks me käime katuselt ka, et see on üks atraktiivsus, mida nad tahavad. Siin taga siis paistavad need kõrged tuulikud. Et eks mina tahan hakata tegema ka kindlasti seda tuulepargi lugu ka rääkida, sest see on see teine asi, eks, mis sinna on tekkinud. Natukene ma olen nimetanud selliseks déjà vu'ks seda, aga ütleme selle tuulepargi näol, mille pärast meie tegime, me ei teinud kohaliku kasu pärast, selles mõttes, et me raha saaksime sealt, vald saab täna, eks, vaid me tegime selle pärast, et meile tööstusele tekiksid jälle eelistingimused siin areneda, ütleme nüüd. Aga minu poolt kõik, selline vabrik meil on, tulge Tootsi suvel, et Järvakanti loomulikult võite tulla igal ajal, sest Järvakandi vabrikud on elus, Järvakandi klaasimuuseum on äge muuseum ja täna me siis joome kogu selle ringmajandusteema, muuseumi teema, ettevõtlusteema veel niimoodi klaasikastrina kokku ka. Et aitäh kuulamast! Aitäh, Kalev! See oli väga inspireeriv lugu selles, kuidas on võimalik ühte super ägedat tehast päästa. Aga sinust kohe küsimus. Mul jäi kõrvu, et rääkisite alguses sellest reisist sinna Rabasse dresiiniga. Ja lõpetasite sellega, et võtsite rööpad üles ja panite ümber tehase. Paneme ümber kuidagi tehase. Kummastav.
Me pidime need üles võtma, et ma mainisin vist ka, et sinna tuli see tuulepark, eks ju. Noh, ütleme, et see ei olnud nagu, seal on ka mingid omad tuleohutusreeglid ja asjad, et ma ei hakka, et ja ega vald ka, et ütleme, et eks ta oli amortiseerunud, et ütleme selles mõttes, et aga me pidime üles võtma. Jah, äge oleks ju olnud ju sõita tuuleparki rongiga, eks ju, noh, ütleme nüüd. Aga noh, ütleme, ma arvan, et tulevikus sõidate siis ümber vabriku, et tuuleparki saab kuidagi muud moodi ka, ütleme. Rabast on järel siis, seal on tuulikud peal, lühidalt teile öelda, et ütleme, et ja kogu see taimestik, noh, mina soovitan küll sealt läbi sõita, et paljud räägivad, ja loomulikult on see ökosüsteemi kooslus, aga ta on selline, noh, Jaapani moodi, ütleme, siuke väga kidur ja et ta ei ole ju, noh, ta on rabataimestik, eks et aga ta on omamoodi vaatlemisväärsus, isegi seda tuleks hoida, ütleme, et sest ta on nii massiivne, ütleme nii, et. Ja tegelikult vist on ju niiviisi, et seesama Pööravere raba või soo, kus seda ju turvast võeti, et see tegelikult hakkas ju ammenduma. Ja sellepärast toodi juba tegelikult turvast juba üle Pärnu maanteed, kes on sõitnud Pärnu-Jõegups edasi, siis teavad, et seal on üks vedukt ja seal juba Lavassaarest toodi juba. Meil üks daam on siin, tema majas sõideti ka mööda, et saaliselt, aga see vedukt on tõesti veel alles, et aga me oleme mõelnud sinna, et seal võiks olla tulevikus selline, noh, meil siin lähevad mõtted kokku, et matkarada, eks ju, et kus saaks nagu tulla ja matkata tegelikult, noh, ütleme sealt Lavassaare poolt kuni Tootsini ja hiljem ka Soomaani välja. Ja, et väga põnev kant ja kes ei ole seal käinud, siis nagu Kalev ütles, palun minge see suvi kõik käige Tootsis ära. Aga ja ütleme, et üllatav oli see muuseumöö, et ma ei tea, kas palju teil, siin on palju muuseumi esindajad, et noh, eks see hirm tuli sellelt, et ma vaatasin, et seda Facebooki kuulutust oli mingi 100 korda juba jagatud, eks ju. Ja siis, kui ma seal katusel olin ja vaatasin, et see autode voor hakkab nagu tulema, eks ju, ja ma olin juba 4 tiiru ära teinud ja saba oli ikka väravast välja, et siis ma mõtlesin, et palju veel, eks, aga õnneks pimedus päästis, et noh, pimedas me ei saa vabrikusse minna, et ütleme niimoodi, et me tegime siis selle 4 tunniga, mis me õhtul olime, tegime 11 tiiru, kõik kohad valutasid, aga me olime rõõmsad, ütleme niimoodi, et selles mõttes ma arvan, paljud inimesed said teada ja noh, mõned ei jõudnud, ütlesid liiga kiire ja siis me tegime 3 tunnise ka, sest et inimesed on erinevad, üks on see, et sa räägid lugu, räägid kiirelt, eks ju, aga teine on see, kes tahab väga detailselt teada, noh, mida see masin tegi, eks ju, noh, räägi nüüd, et noh, ütleme, ja siis me tegime 3 tunnise ekskursiooni ka, sinna tuli 30 inimest, ütleme niimoodi, et neid nüüd nii palju ei olnud, aga enamus tahavad seda lugu kuulda, et ja noh, eks rääkijas on ka kinni, et ütleme, et kuidas ta seda räägib ja loomulikult, kui seal saab midagi teha, noh, me paneme dresiini välja, siis see annab ka palju juurde, aga meil on palju arenguruumi, eks me tahame olla natukene sarnased kaevandusmuuseumiga, ütleme, et ma olen kaevandusmuuseumis, käisin ka oma kooliõpilastega alles hiljuti, et seal on ka kogu see ja mees räägib lugu, eks ju, ütleme, kuidas see asi käis, saab süüa ka. Aga meil ei ole täna sellist korralikku vastuvõtuala, ütleme, ülejäänud komponendid peaaegu kõik on nagu olemas, ütleme niimoodi, aga selle vastuvõtualaga nüüd me peame tegelema ja sellega me teeme ka. Okei, aitäh veel kord, Kalev.